Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere, hea sõber ja sõbranna, kes sa vaatad mind ja kuulsat kinnisvaramaaklerit Tartu linnas, kõige kuulsamat Rainer Olgot, meil algavad kinnisvaraminutid. Ja mina tervitan sind, kes sa vaatad meie saadet kas hommikul, õhtul või võib-olla isegi öösel. Või puhkehetkel või tööl. Jah, mis iganes tööl on see kasulik ja puhkehetkel on see mõnus. Ja nii, et aitäh ja tere tulemast. Millest me täna räägime? Kõigepealt tahaks tervitada kõiki maaklereid ja siis ma tahaks tervitada ka mingi grupp oli, kus oli ka kinnisvara asjad kirjas, kuhu ma postitasin meie lingi meie saatele ja see kustutati kohe maha. Ole sa tervitatud. Just, tervitame sild ka. Jah, aga midagi halba me ei ütle, lihtsalt ole tervitatud ja edu sulle oma tegemistes. Rohkem ei pane. Ja küll sa kunagi ise küsima tuled. Aga meil on täna äge teema, milleks on kinnisvara. Üllatus. Aga kinnisvara nagu selliselt mõttes, et kui sina oled ikkagi üürileandja või mina või ükskõik kes ja sa annad heatahtlikult kellelegi kinnisvara üürile ja seal sinna üürnikuks osutub üldse äkki pätt või kaabakas. Mitte selles mõttes, et ta sulle ei maksab ilusti, aga ta hakkab seal tegema pättusi. Kusjuures mulle praegu erinevaid ulakusi. Natukene olin kursis, mis teema sa täna avad. Ja mulle meenus nüüd üldse mitte pätt, vaid kaabakas. Kaabakas on? Jah, et oli täiuremba. See lugu lihtsalt, et me räägime põhjast neid lugusid, et oli välja üüritud siis üks maja. Ja ilusasti maksis ja nii mitu aastat, nii klient ja naisterahvas. Nii ilus. Raha oli ilusti, maksis ühel hetkel. Päeval tööl käis. No võt, tekkiski kahtlus, et mis tööd ta teeb, aga see selleks, et maksis ilusti ühel hetkel ei makstud. Nii. Ja tuligi minna siis kontrollima, et miks ta ei maksa. Nii. Ja kõik oli prügi täis, õues, toas, kõik oli kilekottides, prügi oli nagu, me olid maja prügi täis korjanud. Miks? Ta oli haige, ta oli patoloogia. Mis haidus see oli? Ma ei tea. Aga ei lihtsalt nagu, et selline lugu võib juhtuda, et kui sa oled üürileandja, et see oli päris haisev lugu. Okay. Mul tuli üks selline veel meelde, aga räägime kuritegevusest. Kuritegelik on selles mõttes, tegelikult see teine lugu on, ma pean ära rääkima, mul südame. Ma koon meenub. Teine lugu on kuritegelik lugu. Nii. Aga ta ei olnud ka kurjategija. Nii. See tegelikult see ei loe, kas ta oli mees või naine. Aga ta oli naine. Vene nimega. Eesti nimega naine, üksik ema ja kahjuks ka rahalised raskused tekkisid ja sai siis otsitud talle sotsiaalpind. Nii. Ta läks sotsiaalpinnale ja enne seda, kui läks üleandmiseks, ta kuidagi andis niimoodi üle, et ta põgenes või kuidagi sinna sotsiaalpinnale, enam ei andnud näone ja sai sotsiaalpinna kätte ja korterisse oli jäetud siis nagu ämber, niisugune 10-liitrine plekist ämber, mis oli siis täis ilusa nimega Virtsas. Tema enda loodus. Ma arvan, oli tema Virts. Okay. No Virts on, kui inimesed ei tea, Virts on välja heidete segu. Jah, seda võib panna põllu peal taimedele ja aitab nagu kasvada. Samas ma mõtlen, et võib-olla tahtiski, et kogus põllule väetis. Jah, kogus põllule väetis. Aga näeme põhiteema juurde. Jaa, mina ikkagi mõtlesin, et kui näiteks, kas sul on sellist asja olnud, et kui üürid välja ja tegelikult see on narkodiiler, hakkavad käima erinevad kliendid. Vanasti oli siuke lugu, et seal, kus narkot saab osta, ma ei tea, kas kõik teavad, et võib-olla seda ei tohi rääkida. Võib ikka. Et pidi olema niimoodi, et vaata, kus läheb nagu see kaabel, läheb üle. Nii, et siis seal niisugused tossud on nagu mööriga kinni seotud või mingid jalanud ja ripuvad, et seal on narkomüügi punkt. Tead seda lugu? Ei tea. Sest ta on niimoodi visatud, sa tead, kuhu nagu minna. Punane latern on kuskil põleb sanadele. See on niisugune salainfo nagu asi. Mina ei teadnud. No sa tead, et toimib nüüd ikka. Ma ei tea, kas see tänapäeval, vaata ma ei osta. Müüd on. Ei müü ka, jah. Et või näiteks üks asi on see, et üürid välja, kui on narkodiiler. Kohe räägime need variandid ära, siis räägime, kuidas päriselt oli. Ja otsime lahendusi. Nii, siis teine variant on, kui on näiteks lõputare.
päris mitmeid objekte, rahvasuu räägib, et pidi olema, ma ei taha küll hooneid maha teha, aga räägitakse, et Tigutornis on päris palju. Tigutornist on saanud tiputorn või robusorn. Nii. Ja et ühesõnaga, oota, kus me hakkame sellest narkost pihta siis või? Ja, hakkame narkost pihta. Mida sa teed? Aga kuidas see lugu üldse välja tuleb? Ma võin rääkida, kuidas ma teada. Naabrid ütlevad. Ei, mul on konkreetne lugu narkodiilerist, kuulsast narkodiilerist. Nii. Tuntud narkodiilerist ja tema siis ega ei teadnudki, et ta narkodiiler. Temaga oli üks teine probleem, et ta suitsetab toas. Nii. Ukse tagant oli tunne kanepilekla. No see on et välismaa teatud riikides on kanepi legaalne, see lõpp on meile riigile teada. Ja ukse taga oli kanepilõhne, siis palusime, et ära toast tee. Ja seda ei teinud, aga teine probleem oli, et alles teisel korrusel. Ja esimesel korrusel õhtuti akende peale kogu aeg koputati. Mingid inimesed käisid ja koputasid ja siis ühe korra kuidagi seda head kraabi ka on. Ei tea, ühe korra õhtul, et kuidas ma teada sain, oli niimoodi, et ma kuidagi olin selle üürile andmisega siis nagu seotud maatlerina ja kuidagi sattusin õhtul sinna mingil, seal oli veel teisi üürikortereid seal majas. Ja oli üks, ütleme sükene kena noor neiu oli ka, koputas ukse peale ja kuidagi natuke närviline. Küsin, mis siis lahti on, et ma tahan sinna teisele korrusele, mis sa seal teed? Ühesõnaga tuli välja, et müüakse. Okei, nii. Ja nii oligi ja siis sai. Lõpuks sai niimoodi, et see üürileping lõppes ikkagi ära, et sa ei saa öelda, et ära müüa. Ära müüma. Ma töö ju. Ei, ega sa ei või ju, sa ei või teha nagu pannkoogi kohvikut näiteks korterisse. Jaa. Ei, aga ma mõtlen, kui tema jääb politseile vahele. Nii, kas sina oled üürilandjana süüdi? Jah. Mina arvan, et süüdi võib-olla ei ole. Kaasosaline. Mina olen käinud politseiuurija juures üürikorterite pärast elus 2 korral. Nii. On kutsunud neid politseiuurija. Nii. Võib isegi 3, kui ma praegu mõtlen. Nii. Ja nad ikkagi üritasid, et oled sa seotud juttu ajada. No ma ei olnud. Aga ikkagi seal on nagu see oht, et narkootikumidega või ei, et kas sa oled nagu umbes see müügiga. Et üks juhtum oli seotud ikkagi, et mõlemid olid seotud nagu mingi kuritegevusega. Aga ma ei olnud kummagi kuritegevusega seotud. Aga nad arvasid, et järsku sa nagu üürid välja, et seal saaks kuritegu teha. Et sa tead, et sa oled nagu kuritegijate see peamees või? Jah. Et üritas, küsimused olid sellised, mina küsisin isegi nagu auväärtse uurija käest, uurija mut küsis, väga kuri oli minuga. Ma sain aru, et ma olen tunnistaja. Aga üks uurija, ta oli maru kuri. Siis ma küsisin, et miks te minuga nii kuri olete? Siis ta oleks kuidagi hämmingus, et keegi vist poolt käest kunagi küsinud seda. Ta oli nagu kohutavalt kuri inimene. Ma mõtlesin, et kui kurjategijatega tegeleb nii kuri inimene, et siis ega neist heategijad küll ei saa ju. Ja. Maru kuri. No jaa, aga mina ei olnud üldse milleski süüdigi. Ja isegi hästi süke. Ühesõnaga see selleks, et mis ma tahtsin öelda, et eks me leidsime seal siis põhjuse, kuidas sellest narkoärimehest lahti saada nii-öelda. Ta on ikka ei tee korterelamule head. Ei, muidugi. Ta segab teisi inimesi, segab see teenuse, sa tee endale pood, eks. Ja. Mis sa siin niimoodi korteris jamad? Ei, muidugi, putkas kuskil on parem. Ma mäletan, kunagi vanasti olid ju igas normaalses kortermajas müüdi ka salaviina, kus käidi. Olid teatud kohad, sellel oli vist mingisugune nimi ka, issand, salaviin, seal oli mingi nimi see viinamüügi koha. Monopol, et lähme sinna Monopoli. Võtame Monopoli. Ja viina nimi oli ka Monopol. Gorbatšov oli ja Monopol oli ka. Oli olema. Ja kusjuures mul tuleb veel meelde vanasti ajast olid ju Tartus ikka mitmed kohad olid, kus müüdi piraatplaate sellise poe korteris. No ikkagi enamasti olid äripinnad, aga kortermajade keldrites olid mõned sellised kohasõranud ruumid. Aga see siis ei olnud kuritegevus. Tegelikult oli või? Ikka ja seal ukse silmast vaadati, kas on tuttav nägu võõras, ei saanud sisse. Ta pead olema tuttavaga koos, siis saad tuttavaks
ja siis saad osta, jah. Ja oli tänapäeval see, et miks plaadimüük tänapäeval ei toimi? Tänapäeval ei ole millegi. Plaav ei ole põnev, sa ei saa mingi läbi luugi sisse. Äri ei lähe, vaata. Tuleks ei avadagi siuke salaurgas. Me käisime ühes nüüd ööklubi, vist sina võib-olla, ma olen rääkinud sulle. Tallinnas oli üks siukene ööklubi. Siiamaani on. Mis oli nagu salastatud. Facebookis oli muidugi 2004 tollel hetkel, aga oli salajane. Sa läksid sinna sisse, oli raamatukapp ja siis vajutasid salalinki ja läksid sinna salakohvi. Ta oli nagu New Yorgi Please Don't Tell. No mingi ja mingi selline jube hea vibe nagu oli. Ja minust oli ka siis, kui ta alustas võib-olla siis, kui oli keelatud see, meil oli ju hiljuti oli keeluaeg see haigus. Ja. Koroona. Sellest võime eraldi saate teha. Haiguse saade. Ei, mis nalja koroona ajal me tegime. Näiteks, jah. Võime eraldi saata. See puudutab kinnisvara ka. Okei. Kas meil on veel kuritegevus midagi? Ei, no ikka. Või noh, selles mõttes, ikkagi üürileandja, kui tema ei tea, et see on kuritegevus, siis ta süüdi ei jää. No kui ta küsitakse ju, et kas sa oled. Et kas oled, minu käest on küsitud, et kas sa tead, sinul seal midagi toimub, et kas sa tead, küsimused on, aga need küsimused on nagu sellised, et vaat veel üks kuritegevus, ma ei tea, kas on üldse tänapäeval keelatud prostitutsioon. Vist ei ole, et iga inimene ise võib ennast pakkuda järsku. Ma ei tea sellest väga palju. Võib-olla ei ole nii, ma ei oska öelda. Aga kindlasti on keelatud Eestis vähemalt see vahendamine. Kui sa nüüd üürid välja selle teenuse pakkumise, siis sa oled ju vahendaja. No, kui sa tead, et minu käest on küsitud, siis ütleme siis antud teenuse pakkuja, laitud sinkond, eks ole, et kas sa mulle leiaksid, aga sa tead, mis sa teed, siis ma ütlesin, et kuule, et järsku ikka vaatad mujalt. Aga olen kokku puutunud. Aga kui näiteks, ta oli nagu ettevõttega tegu. Ettevõtja. Aga kui on FIE, siis ta müüb ise. Ei, tema oligi nagu, selles mõttes, et tema business oli teha seda. Jah, ise osutas teenust ka, jah. Aga ja siis, ma mõtlengi, et kui tema jääb vahele, ütleb, et sina teadsid. Ja siis sa oled üüri asemel saad ka tema teenust näiteks. Nii, siis sa oled vangi. Miks mitte? Ma ei tea, et selle kaasosaline ju. No ühesõnaga, kui sa tead, siis sa oled süüdi, kui ei tea, siis on kahtlus. No ikka on risk nagu kuritegevuseks, nii-öelda ebaseaduslikuks tegevuseks anda või kuidagi olla sellega seotud, see on ikka risk ju. Mina mõtlen, võib-olla ma kõiki kordi ei tea, need korrad, mille pärast ma olen käinud, siis nad on kõik olnud seotud sellega, et järsku sa ikka ise ka siin teab. Üks oli veel hoopis täiesti moodne kuritegevus. Nii. Mida võib-olla sa ei tulegi üürile endale selle peale, et seal tehti väidetavalt ühes korteris kuskil tehti siis interneti kuritegevust. Nii. Ja need bitid ja baidid ja internetist, see internet oli kõnesid ja vaat ei tea, mida täpselt. Kusjuures ma ei tea, aga ma tean pealkirja, ma käisin ka uurija juures, kes oli tore, see uurija oli tore. Mulle väga meeldiv uurija, aga ka temale ma ei osanud midagi öelda eriti. Et tema ka ütles, et kas te ikka teate, et seal, ta proovis leida, et ma olen ikkagi nagu nii-öelda selle võrgustiku direktor, eks ole. Aga ma ei ole. Ja siis, aga et on võimalik, et sinu pinnal tehakse interneti kuritegevust ja see on ka risk. Ei, loomulikult. Aga kas sa saad seda vältida, seda ma ei tea. Igal juhul 3 asja, mis me millega kokku võtta. Pätsid on? Kes on ära võtta endale narkostiilereid ja ära võtta prostituute ja hoia kõigest eemale. Internetti ära pane sisse. Ära internet. Las nad ise teevad lepingud ja ise teevad. Kusjuures soovitus, jumala hea see viimase osas ma lisaks, et jumala hea soovitus on see, et ära pakku internetilepingut, sest täna see ei pea pakkuma, sest et vähemasti näiteks Tartus ja Tallinnas on 5G võrk ja nad saavad, see ei pea enam juhtme otsa neid inimesi endale nii-öelda panema, sest kõigil on internet olemas väga paljudel niimoodi, et ei olegi seda juhet enam. Ja siis sa ei ole seotud. Kusjuures tuleb ka veel üks asi meelde. See oli naljakas 4. asi oli see, kui oli suur kohtukeis, oli Brigitte ja Susanne Hundiga. Milline neist? Teda oli solvatud ja midagi. Tema kaevas kõiki kohtusse.
ja siis üks minu üüriline oli selle IP pealt arvutanud, et ta on lollakas. Ja siis tuli juristi kiri, et minu IP-lt on saadetud selle jutt. See läheb sinna interneti alla, et ära võta tööle, kes ei oska, või ära võta üürnikuks need, kes ei oska kommentaari jätta. Jah. Äge. Ja siis, aga no ikkagi sai see asi korda, et Vabandasid siis, et ei, ma vabandasin ja ei, ma sain aru, et jah, aga anna andeks, minu juhtme kaudu öeldi sulle lollakas. jah. Et see ei olnud minu mõte. Brigitte ei ole. Ent siinkohal meie vabastame. Meie niimoodi ei mõtle. Me mõtleme hoopis teistmoodi. Et tegelikult ei mõtle üldse sinust. Jah. Nüüd mõtlesin. Jah. Aga teie mõelge ikka meist. Ja just nädala pärast tuleme täpselt samal ajal, samas kohas tagasi, sama ägedad jutud ja ärge ise ka pettust tehke. Ja, olge korralikud. Ja ausad ja sõbralikud. Jumala õnnistust teile tänasesse päeva ja sellesse nädalas. Nägemist. Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.